Aga kust kohast see loomeprotsess hakkab üldse? Kust kohast see idee tuleb? Millised värvid või kuidas see käib? Sisearhitektuuri puhul enamasti see algab pihta arhitektuurist endast. Et tegelikult meie vaatasimegi kõigepealt seda, mida arhitekt oli loonud. Maja on väljast kaetud toreda kuldse võrguga ja see oli ka selline element, mida meie tahtsime tuua siseruumidesse. Et tegelikult sellest hakkaski kuidagi kooruma meie enda sisearhitektuurne kontseptsioon ja see sai hästi kiiresti pealkirjaks Polaarpäev. Et meie mõte on see, et sellest siseruumist tegelikult saab just nagu õueruumi pikendus. Et see on selline hele ja helge ruum, kus olles on inimesel tunne, nagu ta viibiks ühes pikas suvepäevas. Et olgu see siis hommik, kiire läbikõndimine sellest keskuse üldalast, võib-olla on seal selline mõnus lõunapaus näiteks terrassi peal, mis meil ka seal siseruumis on olemas, et või siis hoopiski õhtutundidel, kui seda heledat ja helget siseruumi näiteks annab valgustada ära värviliste valgustitega, et ikkagi on seal siseruumis tunne nagu õues. Nüüd meil on ees siin igasuguseid erinevaid plaaditükke, parketitükke, värve ja küsimus ongi, et kuidas üldse hakkab nende värvide kokku sobitamine või kuidas see käib, kas maitse järgi või proovimise järgi või igaüks on erinev või on mingid kindlad reeglid või kuidas see käib? No tegelikult, nagu ma ütlesin, et meie kontseptsiooni teemaks sai Polaarpäev ja see hakkaski tegelikult ette kirjutama seda, et missugused hakkavad olema selle projekti materjali valikud. Et päev on ilus, helge, valge, meil on väljas puid, meil on rohelust, et sellest see tuligi. Et meil keskuses näiteks on põhiline plaat on selline valge, säbruline, seinad on samuti valged ja selle kõrvalt võib-olla tuleks siis kõige paremini esile selline nagu kuldse tooniline võrk, mida me seintel ka kasutame, et see seob meie siseruumi siis välisega. Ja selle kõrvale siis paneme puiduse sellise sooja tooni, mis jällegi valgega väga mõnusalt mängima hakkab ja loomulikult taimede rohelust, et see ongi see, milles on mõnus olla. Et kui me teeme siseruumi, siis tegelikult me teeme sellist kohta, kus on hea. Et sellest need materjalid ka niiviisi valitud said.